Suur tänu, tervitust kõigile ka minu poolt, et meie siis Cybexer Technologies poolt siis võtan sõna mina ja mul on hea meel, et siis meie juhtkonna liikme Rainer Saksa ja teie pareesindajate koostöös siis selline võimalus meil on antud, et me saame ühte oma toodet täna tutvustada. Kui paar sõna rääkida sissejuhatuseks ettevõttest, siis Cybexer on juba mitu aastat küberturvalisuse valdkonnas tegutsev ettevõte, kellel on siis selliseks põhiliseks eesmärgiks oma igapäevases töös siis oma klientidele erinevate õppuste, koolituste pakkumine, nende läbiviimine ja seda nii siis avalikus kui erasektoris, seda nii siis riigisiseselt kui rahvusvaheliselt. Nii et seda, et me täna siin tuleme välja oma esimese tootega, et seda kindlasti ei ole. Ja mille juurde me siis täna läheme, on meie Telrep keskkond, et tundub alguses võõrastav, aga tegemist on dünaamilise e-õppe ja riskihindamise e-õppe keskkonnaga, et kus on siis võimalik läbida erinevaid koolitusi. Ühte neist ma teile täna kohe ka esitlen, selleks on küberhügieeni kursus, kuid me oleme sellel platvormil nüüd juba ka pakkunud viimase aasta pooleteist jooksul ka andmekaitse, rahapesu tõkestamise ja korruptsioonivastaseid e-õppe kursusi. Aga selleks, et muuta see teile kõik arusaadavaks, või vähemalt nagu mingilgi kujul hoomatavaks, siis läheksin ma üle edasi siis meie e-õppe keskkonda, et eeldan, et kõigil on nüüd pilt nähtav. Tegemist on siis Cybexer Technologiesi platvormiga, kus te näete erinevaid õppemooduleid. Küberhügieeni moodulit, sellist õppeplatvormi on siin kokku juba 4. Nimelt 2017. aastast on ettevõte siis pakkunud küberhügieeni koolitust. Iga aastal on valminud uus versioon ning praegu nagu just me siin eelnevast esitluses kuulsime, siis mitmed küberohud tabavad meid ilmselt sellel keerulisel ajal ka seetõttu, et kontorist on läinud siis töö üle kodukontoritesse ja see on tinginud ka meil nüüd selle küberhügieeni 5. 2021. aasta uue versiooni looma just suunaga kodus töötamisele. Nii et aprillikuus üritame siis välja tulla siis uue versiooniga, mis siis kätkeb endas kõiki siis kodus töötamise muresid ja rõõmusid. Aga et teile tutvustada lähemalt siis selle platvormi ülesehitust, siis teen ma ettepaneku, et loomulikult ei jõua me täna selle lühikese kohtumisega käia kõiki neid teemasid, mis meil sel platvormil hõlmatud on läbi, aga ma proovin teile lühidalt ära näidata, et kuidas see e-õpe on üles ehitatud ja missugust mõju siis ta omab organisatsioonile, ehk siis kuidas ta aitab kaardistada siis just inimkäitumisest, töötajate igapäevasest tegevusest tulenevaid riske. Ja selleks kõigepealt ma avangi küberhügieeni kursuse ja käin läbi selle 3 osa. Nimelt on üles ehitatud kursus 3 osast. On küsimustik, mis siis kaardistab ära selle olukorra, milles siis parasjagu see kasutaja on, et millised on ta teadmised,
ja arusaam üldse küberohtudest ja ütleme siis sellest maailmast. Ning küsimustikus selles esimeses osas on siis välja toodud tavapäraselt meil 10 küsimust, et nagu näete, siis siin küsimustiku esimeses osas on foto. Kõik küsimused on meil hetkel pildimaterjaliga varustatud, aga mõnede siis klientide puhul on juba tulnud ka kasutusele siis animatsiooni või videoklipid, nii et selline võimekus on ka. Kui te vaatate seda platvormi, siis siin platvormil on nagu ära märgitud Cybexer Technologies, et loomulikult on meil võimalus ka kasutada kliendi logo ja muuta see rohkem siis organisatsioonis kasutajasõbralikuks. Kui ma nüüd liigun siit allapoole, siis küsimus on esitatud, et kas kasutad sotsiaalvõrgustike tööalase info edastamiseks ja siinkohal on võimalik siis valida vastuse variantide vahel siis endale sobiv. Ütleme nii, et valides suvaliselt mõnikord on võimalik siis astuda järgmine samm, salvestada ja nii on võimalik siis need 10 küsimust läbi teha. Ehk siis ma näitan ühte veel, et kuidas säilitad erinevaid salasõnu, et saame teada sellest harjumusest, et kes kuidas neid hoiab. Näiteks kirjutan üles ja hoian kohas, kus on mul neid lihtne leida. Ja kui jõuan viimase küsimuse juurde, kas sinu organisatsioonis kasutatakse virtuaalset privaatvõrku VPN-i ligipääsuks asutuse sisele infole ja taaskord näitlikustamiseks on vastuse variandid ja ma praegu teadlikult olen valinud nagu mõned siis küsimused, mis ei anna loomulikult teile sellest sisust täit ülevaadet, kuid ma valin neid sellepärast, et selle koolituse lõpposas oleks meil võimalik hinnata ja siis ka ühtlasi teile esitleda nagu siis neid riske, mis on välja tulnud. Ja kui ma nüüd salvestan selle viimase, siis on võimalik ka kasutajal heita pilk kõikidele varem ära vastatud siis 10 küsimusele ja nende küsimuste puhul on siis riskid ära jaotatud, et madal risk on roheline, mõõdukas kollane, oranž on riskantne, kõrge on punane ja ülikõrge on must. Praegu tuli välja, et kuna ma mõnikord kasutan siis virtuaalset privaatvõrku ligipääsuks asutuse sisesele infole, siis on tegemist oranži värviga, ehk siis tähendab minu vastus, siin oli riskantne. Kõik need antud vastused salvestuvad siis riskiprofiili, mille juurde me jõuame siis, kui me oleme selle koolituse läbinud. Oluline on ära märkida ka see, et alati on siis igal töötajal, kasutajal mingid omad mõtted või sellised lisamärkused, mida ta tahaks konkreetse teema kohta esitada, et kas ta nagu leiab, et sellele on võimalik läheneda teistmoodi, ta ei ole päris nõus õige vale vastuste vahekordadega või ta leiab, et tegelikult mingi kolmas nüanss on jäänud üldse selle teema puhul käsitlemata, on võimalik igale küsimusele vastust andes ka esitada oma tagasiside kommentaar. Minnes edasi, jõuame siis selle meie koolituse põhiosani, milleks on kursus ja selle siis eesmärgiks on tutvustada arvuti kasutamisega seotud erinevaid juhtumeid igapäevaelust. Ja küsitakse arvamust ja taaskord on võimalik siis valida siis endale sobiv vastuse variant.
tavapäraselt oleme pannud selliseid kaasusi ühte koolitusse kokku siis 15–20, sõltuvalt sellest, mida siis ja kuidas organisatsioon on vajalikuks pidanud. Liikudes allapoole on näha siis kaasus, olgu siis lühidalt seega siis teile esitletud, et Eva on endise sotsiaalvõrgustiku kontol, kui üks tema sõpradest jagab intrigeeriva postituse. See on link leheküljele, mis lubab avaldada, kes Eva oma eelmises elus oli. Ja uudishimulikult avabki ta selle lingi, suunab link edasi ainult reklaame täis lehele, lubatud infot Eva eelmise elu kohta ilmu kusagil. Selle asemel on tema silme ees vaid reklaamide virvarr, mis ei vähene, vaid paljuneb igale järgmisele reklaamile vajutades. Ja seda tüüpi postituse, et kes olid eelmises elus või mida sinu nimi tegelikult tähendab, jagamine on ju laialt levinud ja siit kohal küsitaksegi siis lahendajalt, et kuidas suhtub sellesse. Ja siin on siis vastuse variandid ja kehtib sama reegel nagu ka eelmise puhul, et on võimalik siis valida üks vastus ja antud juhul siis kursuse juures olles, salvestades siis vastuse, on võimalik koheselt siis näha neid õige-vale vastuse vahekordi ning lühidalt on siis ka esitatud siia siis selgitus selle kohta, et miks see vastus siis on õige või miks muu käitumine on vale. Enne tõin teile ka viite selle kohta, et nüüd meie selle aasta versioon on suunaga kodus töötamisele ja kodus töötamise mooduli puhul on meil nüüd nagu ka üks erinevus, et kui me siin näeme sellist ühtlast tekstijada, mis on 4 aastal olnud, siis selle aasta versioonis, mis on valmimas, tuleb samasugune lause kahepikkune selgitus selle kohta, miks siis õigeks märgitud tegevus on õige ja teised ei ole sobivad. Lisaks sellele on meil ka pandud juurde best practice, et on võimalik näha parimat praktikat ja veidike nagu siis videomaterjali abil tutvuda sellega, kuidas on õige käituda ja mis sellist õiget käitumist toetab ning hackers view ehk siis häkkeri vaade ehk siis kuidas tegelikult reaalselt on häkkerid ära kasutanud siis neid situatsioone. Lähen koheselt üle aja kokkuhoidmise eesmärgil siis siia lõppu, et näidata ühte kaasust veel, et algab koosolek, päevakavas mitu konfidentsiaalset teemat, aastatulemuste hindamine, personaliküsimuste lahendamine, juhtimisstruktuuri korrastamine, aastapreemiate määramine ja paljud on võtnud kaasa oma seadmed ja Adam laeb oma uut nutitelefoni tööarvutist. Eval on kaasas tahvelarvuti koosoleku materjalidega ja nende kolleeg personaliosakonnast Lars näitab uhkelt aga oma uut nutikella. Mida arvad Adami käitumisest laadida oma isiklikku nutitelefoni tööarvutist? Pakun välja, et see ei ole ohtlik, kui kasutan selleks tootja originaalkaablit. Salvestan vastuse. Saan teada, et tegemist on kõrge riskiga vastusega ja nutitelefoni aku laadimine tööarvutist võib olla ohtlik, sest laadides nutiseadme akut USB kaabliga võib sinu teadmata toimuda andmevahetus. See on siis teine osa. Ja kolmas osa, mis puudutab siis koolitust, on testi osa, ehk siis sellest eelnevast kursusest tulenevalt on loomulik kontrollida ka siis omandatud teadmisi, ehk siis kõikide siis kaasuste puhul toodi sisse erinevad olulised küberturvalisuse seisukohalt siis teemad ja 10 küsimust on ära mainitud ka testis
ehk siis milline näiteks salasõnade kaasus, salasõnasid puudutasid mitmed kaasused ja milline nimetatud salasõnadest võiks olla kõige turvalisem. Ehk siis kiired konkreetsed küsimused. Pakun välja, et miks mitte siis armastus. Kuidas toimib tööpäeva lõpus töökohalt lahkudes? Kas login arvutist välja, lukustan selle, lülitan monitori välja või jätan arvuti lahti? Ja taaskord siis lülitan monitori välja, salvestan selle ja liigun viimase testi küsimuse peale. Milline alljärgnevatest väidetest organisatsioonis isiklike IT-seadmete kasutamise kohta on sinu arvates õige? Et kui mul isiklikul seadmel on viirusetõrje tarkvara uuendatud, ei saa kogu organisatsiooni IT-seadmed pahavaraga nakatuda. Või siis, kui minu isiklikke seadmeid kasutab mõni kolmas isik, tekib risk pahavara, viiruste ja muu levikuks. Või risk on suurem pigem sülearvutite kui nutitelefonide puhul. Nutitelefoni aku laadimine tööarvutist on ohutu. Julgen pakkuda, et risk on suurem pigem sülearvutite kui nutitelefonide puhul ja salvestan oma vastuse. Saan ka teada, et siin lõpus sellele vastates, et tegemist on kõrge riskiga vastusega. Ja selline lühidalt see koolitus välja näeb ja teeme järgmise sammu. Ja järgmine samm ongi siis organisatsiooni seisukohalt siis kõige olulisem, et kui eelnev haris siis töötajat ja töötaja siis sai kontrollida juba varem omandatud teadmisi või omandas uusi, siis profiil antud juhul siis tähendab seda, et nii küsimustiku, kursuse kui testi osas joonistuvad välja siis erinevad riskimaatriksid. Ehk siis nagu te näete, on tegemist lõpuks sellise keraga, kus on välja joonistatud siis erinevate teemade kaupa riskid. Tulen veel korra siia algusesse tagasi, et profiili pildi juurde. Kõigepealt igal kasutajal selle koolituse lõppedes joonistub välja ka siis need kõrgema riskikategooriad. Ehk siis on siin erinevad teemad, näiteks, et sotsiaalmeedia kasutamises ja interneti kasutamises ja kaasaskantavate seadmete puhul, nagu te nägite, siis ma mitu korda panin vastustega mööda, mis näitab seda, et protsendid on siinkohal päris kõrged. Siin tuleb silmas pidada seda ka, et meie koolitus ei ole suunatud suugi sellele, et keegi peale koolitust on siis selle edukalt läbinud või on läbi kukkunud, et seda teemat ei ole, pigem ikkagi taaskord olgu üle korratud eesmärgiks see, et seda põhilist ohtlikku faktorit, seda inimkäitumist koos oma ohtudega tuua siis võimalikult madalamale. Ja ma tutvustan teile ka lühidalt siis seda riskimaatriksit. Nimelt on siin kaks osa ja ma esialgu nagu näitan seda ülemist osa, et esimene pool on isiksus ja teadmised, mis siis on seotud inimesega, sellised subjektiivsed teemad ja näete see alumine pool, haavatavus ja kuuluvus, see on juba seotud inimese väliste teemadega, välismaailmast tulenevate ohtudega. Et teile lühidalt ära selgitada selle riskimaatriksi sisu, siis esimene osa isiksus, nagu siin näha on, koosneb siis koostööst, suhtumisest ja distsipliinist. Ehk siis need küsimused, mida te varem nägite, et nendes küsimustes võib olla tihti peidus mitme vektori seisukohalt olulisi teemasid. Ja mõni küsimus võib mõjutada siin suhtumist, samuti kaasaskantavaid seadmeid, ehk siis
anda nagu riske siis erinevate vektorite puhul. Ja see esimene osa, see isiksuse osa siis nagu näitabki suhtumist reeglitesse ja turvalisusesse, samuti tagajärgede ettenägemise võimekus ja tagajärgede realiseerumise hindamine ja samuti ka kaasamõtlemine siis küberriskide ärahoidmisse ja neist teavitamisse. Ehk siis alati on ka väga oluliseks osaks ka meil olnud nagu sellise küsimuse lisamine nagu osale, ehk siis on võimalik ka eraldi tuua välja teema, mida nagu selle koolituse raames ei ole puudutatud, aga mis tundub siis kasutajale väga oluline ja tal on võimalik hinnata nagu siis selle olulisuse aastat ja lisada ka see oma teema, mis ka jällegi taaskord nagu näitab seda, et ollakse huvitatud kaasamõtlemisest. Nüüd teine osa, mis tuleneb ka inimkäitumisest endast, on siis teadmised. Ja teadmised on siin ära märgitud autentimine. Autentimine siis tähendab, et see puudutab neid küsimusi, kaasusi, mis käsitlevad meil paroolide kasutamist, kaheastmelist autentimist. Järgmine on siis eemaldatavad andmekandjad, ehk siis krüpteerimise teemad, varukoopiate tegemine, andmete taastamine. Kaasaskantavad seadmed on siis erinevate infotehnoloogiliste vahendite kasutamine kolmandate isikute poolt, isikliku arvuti kasutamine tööülesanneteks, tarkvara uuendamine, ühiskasutatavad seadmed ja siis ongi kõik. Et kõik need teemad on meil siis hõlmatud siis nendes kaasustes. Nüüd, kui läheme organisatsiooni juurde, on siin kaks poolt, on haavatavus ja kuuluvus. Haavatuse all on ära märgitud ühe vektorina sotsiaalmeedia, mis siis tähendab erinevaid sotsiaalmeediast tulenevaid ohtusid, kampaaniate puhul reageerimist, andmete jagamist, siis e-post, näiteks vanuse usaldusväärsus, faili laiendid, võltsitud linkidega e-kirjad, turvateatise uuendamine, nagu juba täna juttu oli, erinevate pettustega seotud pöördumised. Järgmine osa on internet. Internet hõlmab endas ebaturvalisi veebilehti, seansiturvalisust, pilveteenuse kasutamist, e-ostlemist. Ning viimane osa siis sellest riskimaatriksist on kuuluvus. Kuuluvus siis hõlmab endas organisatsiooni kultuuri, infohaldust ja erandite lubatavust, ehk siis tööandja poolt antud juhised ja turvareeglid küberohtude vältimiseks, et kuivõrd oled teadlik sellest, kas need üldse eksisteerivad, kas tead üldse, kuidas riskantsetes olukordades käituda. Ja samuti ka isikliku seadme kasutamine tööülesanneteks, samuti IT-meeskonnaga suhtlemine ja siis erinevad tarkvara uuendused ja ka tööalase info jagamine siis selliste vabate veebiteenustega, kas või näiteks Google Translate'is siis tundlike tööalaste tekstide tõlkimine. Loomulikult ei pea neid vektoreid kasutaja ise sisustama ja tal on siin järgmisel leheküljel allpool toodud ka välja kirjalik selgitus, kuidas oma profiili lugeda. Ehk siis olgu veel üle öeldud, et see profiil, mida ma teile tutvustasin, põhineb siis just konkreetse kasutaja poolt selle kursuse raames antud vastustel. Ja selle eesmärk on tähistada need valdkonnad, kus võib olla siis selle kasutaja käitumine kõrgema riskiga. Ja see aitab kaasa sellele, et töötajal on endal võimalik edaspidi teadvustada oma riske ning tegeleda selliste nõrkade külgedega
ja vältida edaspidi seda riskikäitumist. Ja kui see küberhügieeni profiil siis näitab mõnes osas kõrgendatud riskikäitumist, siis ei pruugi see alati tähendada ka seda, et see tulemus on halb, et see võib ka tähendada seda lihtsalt, et organisatsiooni seisukohalt on põhjendatud mingitele küsimustele edaspidistes poliitikates, juhendite väljatöötamises rohkem siis tähelepanu pöörata. Ja nagu juba mainisin, ma tegin teile juba ülevaate ära, siis on ka kirjutatud ka siin need 4 osa lahti, ära selgitatud veel kõik, et mida tähendavad need osad ja värvid. Ja nagu siis näha on, et siin nagu tuleb välja, et 80% on siis probleem mul autentimisega ja kaasaskantavate seadmete ja sotsiaalmeediaga, nii et on võimalik siis vaadata ja jälgida. Nüüd läheks aga selle juurde veel nagu siis selle esitluse lõpus, et kuidas ja mismoodi siis ikkagi organisatsioon võidab konkreetse siis koolitusplatvormi kasutamisest. Ma tahan teile veel ära mainida selle, et see, mida ma teile esitlesin, et loomulikult on võimalik alati kõikide siis huvitatutega rääkida sellest edasisest koostööst eraldi, aga teil kõigil on võimalik juba esimene samm sellega lähemaks tutvumiseks ilma igasuguste piiranguteta astuda ja seda on võimalik teha mycyberhygiene.com lehel, kus me oleme oma esimese 2017. aastal välja töötatud küberhügieeni siis mooduli ka avalikkusele möödunud aasta märtsikuust, kui siis lockdown meid tabas, ka kõigile kättesaadavaks teinud. See on seal 13 või 14 keeles ja on vaja lihtsalt sisse logida ja on võimalik kõigil seda proovida. Nüüd tahan ära mainida ka selle, et kui nüüd organisatsioon näiteks soovib seda kasutada, siis organisatsioonil on võimalik seda kasutada nagu siis nii oma serveris kui põhiselt kui pilvepõhiselt ja ka praegu on Eesti riik ehk siis nagu läbi Riigi Infosüsteemide Ameti üks meie nagu selliseid põhikliente ja mitmed riigiasutused on juba meie siis sellise digitesti kasutaja. Et nagu on võimalik siis saada see platvorm ja see tähendab seda, et selline väike tehniline õpetus, administraatori väljaõpe tuleb loomulikult alati meie poolt, aga on olemas siis alati ka sellise analüütiku õigustega inimene organisatsioonis, kellele siis kõik need siis läbitud koolituste tulemused siis jõuavad ja kes saab siis neid juba organisatsiooni vaates analüüsida. Olgu siis öeldud veel ülevaateks seda selle kursuse kohta, et selle sisu on ka muudetav ja kohandatav. Ehk siis seda, et seda sisu on võimalik luua ja kohandada aasta-aastalt alati vastavalt siis organisatsiooni enda nõuetele ja praktikatele, sest et alati on mõistlik enne, kui see koolitus jõuab siis kliendini läbi käia ka lühidalt see, et kas ta siis katab ära kõik need vajadused, mis on esile kerkinud organisatsioonis või on siis seda mingil kujul mõistlik põhjendatud täiendada. Seda sisu on võimalik kohandada ka vastavalt siis organisatsiooni kasutajagruppidele, ehk siis on võimalik jagada siis 3 erinevatesse kasutajagruppi kasutajad ja pakkuda siis just seda konkreetset asjakohast sisu kõikidele töötajatele, nende vajadusi silmas pidades. Samuti oleme ka loonud hulgaliselt
selliseid kaasusi, mida on võimalik siis just täiendada ka just organisatsiooni vaates, et alati on võimalik, et mõni organisatsioon, mõnes ei ole töötelefone või mõnes ei ole kodus töötamise võimalust või mis iganes, et seda on võimalik alati silmas pidada. Nagu juba mainisin, siis seda kursust ei ole võimalik läbi kukkuda, ehk siis mingit hinnet ei anta, läbivusprotsenti ei ole ja selle eesmärgiks on tuua välja valdkonnad, milles siis see käitumine on riskantne. Meie plussiks on ka kindlasti see, et tegemist ei ole ainult koolitusega, vaid kõik see, mis saab kasutaja poolt läbitud, saab olema siis hinnatud selle süstemaatilise riskimaatriksi alusel. Ja iga ohuvektori puhul eraldi, iga siis küberturvalisuse seisukohalt olulise teema puhul on riskitase eraldi esile tõstetud. Ja see riskimaatriks, eks ole, nagu sellises tervikpildis viitabki sellele, millised on siis inimeste teoreetilised teadmised, millised on need väljaspoolt tulenevad ohud, millega tuleb tegeleda ja kirjeldab ka siis tegelikult üsna hästi seda, mis on parasjagu probleemiks organisatsiooni töötajatel, mis aga organisatsioonis laiemalt. Riski mõõtmine aitab siis seeläbi mõista seda riskikäitumist paremini organisatsioonis, meeskonnas, osakondades või siis erinevates harudes, sõltuvalt sellest, kus siis seda kasutatakse või siis milliste gruppide vahel on see lahendamiseks ära jagatud. Selline lahendus toetab igati ka järeltegevuste planeerimist, et see aitab just personalitöötajaid ja koolitusspetsialiste siis eelkõige selles, et planeerida siis tulevasi investeeringuid koolitustegevustesse ja mis võiks veel olla parem võimalus selleks, kui võtta aluseks siis kasutaja tulemused ja siis nende abil ka muuta juba kehtivaid kordasid, reegleid või neid koostada, kui nad tulevad, nende sisu juba tuleneb nagu sellest reaalsest hetkeolukorrast organisatsioonis. Ja kindlasti saab organisatsiooni seisukohalt ära mainida selle, et selline töötaja kaasatõmbamine on ka oluline, et mitte, et me ei taha ega hangi talt nagu mingisugust kiiret tulemust, ehk siis et ei täida nagu mingit nõudmist, et töötaja on selle läbinud ja sellega oleks nagu kõik tehtud, vaid tegelikult me kutsume töötaja osalema protsessis. Me kutsume töötaja andma tagasisidet, mida on võimalik teha iga üksiku küsimuse ja kaasuse puhul. Kõiki kogemusi ja lugusid on võimalik jagada, eeldades, et avatud organisatsiooni poliitika ja kultuur seda võimaldab ja kõik erimeelsused ja märkused nii selle kursusega või kehtivate kordadega on võimalik välja tuua. Olgu mainitud, et Cybexer ei ole siin sugugi pealtvaataja ja jälgija. Kui see on antud üle kliendile, siis Cybexeril ei ole võimalik kuidagi enam jälgida neid tulemusi ega teha mingisuguseid analüüse organisatsiooni tulemustest lähtuvalt. Seda ainult siis, kui organisatsioon ise neid jagab ja soovib. Et need kommentaarid on loomulikult organisatsiooni enda jaoks isikustatavad, aga mitte siis meie jaoks. Ja tagasisidestamine on, võib öelda, üsna oluline funktsionaalsus selle kõige juures, sest
me võime luua neid koolitusi oma teadmisest ja levinud praktikast ja teaduslikust kirjandusest ja kõigest tulenevalt, aga kui me ei kogu seda praktikat siis inimestelt, kes ise probleemidega vahetult kokku puutuvad, siis loomulikult jäävad lahendamata organisatsiooni seisukohalt paljud lahendamist nõudvad küsimused. Ja tihtipeale ei olegi ju paljud töötajad osanud selgete juhiste puudumisel või seniste harjumuste tõttu ka kuskile pöörduda. See koolitus annab selleks võimaluse, et need on võimalik lahti kirjutada. Kui aga organisatsioon soovib jagada mingil viisil tagasisidet või koos tagasisidet analüüsida ja leida parimaid lahendusi, on see võimalik alati, et meil ei ole selle vastu midagi, pigem me ka lausa pakume sellist võimalust, et kui me saame andmed anonüümitud kujul, et me tagame üheskoos, andmekaitsereeglitega vastavuse, ja me kindlasti panustame ka sellesse, et selline tagasiside analüüs oleks ka igati korrektne ja kõike arvestab ja viiks samm-sammult siis organisatsiooni edasi ja sisu poolest oleks siis võimalik juba kõiki neid kommentaare siis kohaldada siis tulevikus. See oli siis minu poolt selline lühike ülevaade sellest, kuidas on võimalik e-õpet siduda siis riski hindamisega, kuidas on võimalik organisatsioonis kaasata töötajaid ja töötajate abil siis planeerida siis paremaid juhiseid, poliitikaid, koolitusi. Ilmselt on nüüd mõistlik mul küsida, kas on kiireid küsimusi. Väga põnev, aitäh, Steven Risto. Mõned küsimused on tõepoolest tulnud juba chatti. Alustuseks ma nägin, et teil on seal nurgas eesti keel, aga ma saan aru, et teil on tegelikult võimalik neid küsimusi ka keelt kohandada vastavalt siis tellija soovile. Jah, et ma vajutasin keele peale, et siin on nagu hulk keeli, et nagu ma ütlesin, siis küberhügieen on väga paljudes keeltesse tõlgitud, et kuna vastavalt sellele, kus ka praegu kliente on olnud, et siin võib näha, et see võimalus on olemas ja keelte nimekiri on teil hetkel ees, nii et juba praegu, kui ei ole nagu eesti keele, kui nagu siis emakeelt võimalik MyCyberHygiene lahendamisel kasutada, siis tegelikult see MyCyberHygiene, millise lingi ma veel edastan teile ka peale tänast. Ma juba panin sellega chatti. Okei, siis on see juba olemas ka seal. Et see on ka kõigis neis keeltes, et saate üle kontrollida. Tarmo küsib, et kui te saate tagasiside nende kommentaaride lahtrisse, et kas te seda ka analüüsite ja teete selle põhjal parandusi versioonidesse? Ja, me praegu oleme selle eesmärgiks võtnud, et meie tiim on nagu siin suurenenud ja meil on nagu selle peal ka nagu nüüd paar inimest, et nagu see kliendi tagasiside arvestamine nagu saaks üha suuremat kaalu ja et meil oleks võimalik kogu aeg nii oma uusi loodavaid õppemooduleid sellest lähtuvalt täiendada, kui teha ka kiirelt nagu mõned parandused, kui on need tulnud nagu välja, sest on selge, et alati nagu mingi ettevõtte oma pilk tuleb alati juurde või organisatsiooni oma pilk ja mõni kasutaja toob välja hoopis mingi uue teema ja et selleks on meil olemas meeskonnas inimesed ja see on üks meie prioriteete, et kliendi tagasiside ka edasi töötada, mitte seda ainult vastu võtta. Kas te olete saadud vastustest pannud kokku ka Eesti keskmise riskiprofiili? Me oleme nagu selles osas töös nagu sellega, et seda nagu Telrepi platvormilt nagu sedasi kokku panna, et sellega tegeleb üks minu teine kolleeg, aga jah, meil on nagu nende
need andmed olemas, nii et me võime seda ka ja ilmselt ka edaspidi jagame, kui me nagu ka kodulehel nüüd siin lähikuude jooksul ka tuleme rohkem oma nagu siis sellise toote tutvustusega välja, aga ma ei saa praegu midagi nagu sellist konkreetset jagada. Tarmo poolt veel selline ääremärkus, et mõnikord ei saa vastaja madala riski valikut teha, kuna asutuse spetsiifika ei eelda sellist kasutusviisi või kasutaja ei tea sellest midagi, kuna see on tema kui tavakasutaja jaoks ära peidetud, et näiteks VPN-i puhul, et asutus võib olla VPN-i võrgu peale sundinud automaatselt ja et kui wifi ühendus luuakse ja seega ei pruugi tavakasutaja sellest midagi teada. Et ta ei oska võib-olla seda valikut seal õigesti teha. Ja see ka aeg-ajalt tuleb nagu ette, et kus ei pruugi olla siis kõik kasutajad tuttavad kõigi nende teemadega, mis on hõlmatud koolituse raames. Et me loomulikult üritame teha seda selliselt, et see peaks olema nagu üldteada, aga tähendab need teemad ja kaasused ja probleemid peaksid olema üldteada, aga loomulikult on mõnikord erandeid ja me olemegi, see ongi nagu see pluss, mida on võimalik teha, et vastavalt organisatsiooni vajadustele seda ka kohandada, nii et alati saab nagu seda teha. Sa küll mainisid minu meelest, et tulemusi saab hiljem analüüsida ka tiimide või osakondade kaupa, aga Kristi küsib veel, et kas testide tulemusi on võimalik näha erinevate osakondade kaupa, et näiteks millises osakonnas on küberturvalisuse teadlikkus madal ja mida peaks edasi tegema? Ja kui need on nagu selles suhtes nagu ära nagu, eks ole, jagatud, et on võimalik neid jagamisi teha, siis on võimalik võtta gruppide kaupa ka neid nagu siis tulemusi välja. Et selleks on meil ka oma jälle tehniline tugi, kes siis nagu alati nagu siis, kui nagu minnakse nagu nii-öelda diili peale, ehk siis organisatsioon on huvitatud, meil on alati nagu selle organisatsiooniga, kes on huvitatud, ka vastav selline tutvustav töötuba, kus me käime kõik need funktsionaalsused läbi ja siis nagu saab ka nagu seda alati ka nagu lähemalt näidata ja kui juba ettevõte võtab endale selle koolitusplatvormi, et siis saab alati ka seda analüütikut juhendada, nii et jah, et need protsendid on võimalik sealt välja võtta. Poliina veel kiidab, et väga põnev esitlus ja et teema on tema ettevõttes ka väga aktuaalne, et kaardistavad digioskusi ja küberturvalisust. Nii et südamelähedane teema, ma usun, et paljudele ja aitäh. Link My Cyber Hygiene on chatis olemas, kes tahab saab vaadata ja kontaktid leiab ka ilmselt teie kodulehelt. Ja seda küll, et meie Cybexeri üldised kontaktid on seal ja siis nagu kindlasti ma võin veel teile edastada hiljem ka nagu oma andmed, mida saate nagu jagada, et kuna mina seda terve tiimi vean ja eelkõige nagu siis ka andmekaitse ja rahapesu ja korruptsioonivastase moodulite sisuloomega tegelen, et siis on mul alati kõige parem nagu suunata edasi, et kui kellelgi on huvi, siis saab ka minuga ühendust võtta hiljem. Aitäh!